kaitse küsimustes üldse ja neil Eestis eri. See on omaette küllaltki võõras ja uus probleem ja selle ma võib-olla peatuksin pool tundi, aga see on küsimus, mis nagu looduskaitse kooli temaatikas või vahetumalt puutub. Teine oleks juba värviliste diapositiividega niisugune teema. See on maapõue kaitse küsimused Eestis ja üldse Nõukogude Liidus on viimastel aastatel muutunud küllaltki aktuaalseteks ja tänu eriti sellele asjaolule, et 1975. aastal võeti Nõukogude Liidus Ülemnõukogu presiidiumi poolt vastu maapõue seadusandluse aluste projekt ja kinnitati see Ülemnõukogu presiidiumi istungil. Ja möödunud aasta lõpul meie Vabariigi Ülemnõukogu poolt kinnitati Eesti maapõuekaitse või Eesti maapõuekoodeks. Need kaks niisugust dokumenti on juba niisuguseks seadusandlikuks aluseks nende küsimuste reguleerimisel, mis on seotud maapõuega. Mis on aga maapõu ja see endast kujutavad selle teema, selle mõtte kohta paar sõna kõigepealt. Kui me vaatame leksikonidest või entsüklopeedias, Vene Nõukogude suurest entsüklopeedias, siis selgub, et maapõue on tõlgendatud, määratletud kui maa sees maakoores esinevate maapõuerikkuste lasu, nafta, põlevkivi, kivisöe ja teiste maavarade lasundeid või kehi. Selline käsitlus maapõuest on kahtlemata väga kitsas ja ühekülgne. Ja kui meile Geoloogia Instituut ja Eestisse esitati tutvumiseks projektina maapõue seadusandluse alused, siis me protesteerisime niisuguse kitsa käsitluse vastu ja tegime oma ettepanekut maapõue käsitleda siiski palju laiemas tähenduses. Geoloogid, kelle hulka mina võin ennast pidada, ma töötan Geoloogia Instituudis, on niisugusel seisukohal, et maapõu, see on kogu see maakihtide kompleks, mis meie jalgade alla jääb, nii suurde sügavusse välja, kui me seda mitte ainult saame tänapäeval kätte kaevandustes, vaid ka puurimisel ja isegi geofüüsikaliste mõõtmiste teel. Tähendab kogu seda maa sisevööndit, mida inimene tänapäeval on võimeline mõjustama kui keskkonna osa, me peame käsitlema maapõue. Ja selles mõttes maapõue me peame vaatama kui inimkeskkonna, inimest ümbritseva loodusliku keskkonna ühte osa, ühte lüli, mille kohta kaitseabinõud on vaja rakendada täpselt samuti kui õhu, kui mulla, kui elusa looduse komplekside puhul seda me oleme harjunud tegema. Maapõue kaitsmise küsimused aga on meile küllaltki uudsed veel, sellepärast et siiani on harjutud niisuguse seisukohaga, et Nõukogude Liit on maapõue rikkustelt üks esimene maa maailmas. Meil on kõiki maavarasid niisugusel hulgal, et sellest jätkub meile ja tulevastele põlvedele ära arvamata ajaks. Niisugust propagandat tehti veel hiljaaegu meie koolides, selline oli meie kasvatussüsteem, et ei ole vaja eriti nutta ja muretseda mineraalsete ressursside varude poolest on Nõukogude Liit maailma kõige rikkam maa. Kui sellel oma jagu tõtt on taga, tõepoolest Nõukogude Liidus on terve rida maavarasid, mis oma varudel maailmas on esikohal, siis see ei tähenda seda, et nendega
tuleb pillavalt ümber käia või hoolimatult nendesse suhtuda. Viimaste aastate täpsed arvestused bilansid on näidanud, et meil on Nõukogude Liidu ulatuses, eriti aga meie vabariigi ulatuses, paljudegi üsna tavaliseks peetud maavarade suhtes osutunud olukord hoopis teistsuguseks, kui me seda olime harjunud seni pidama. Kõige levinumate maavarade, üldkasutatavate maavarade puhulgi, nagu seda liivad ja kruusad, on selgunud väga suured defitsiidid juba kõige lähemate aastate tõttu. Nii tähendaks maapõue kaitsmine kõigepealt maavarade ratsionaalse kasutamise, maavarade kokkuhoidliku kasutamise põhimõtte rakendamist. See on esimene põhimõte, mida maapõue kaitsmise puhul me silmas peame pidama. Kui seda mõtet nüüd lahti harutada, dešifreerida, siis missugused küsimused seostuvad maavarade ratsionaalse kasutamisega meie vabariigis. Esimene küsimus, kui siit nüüd seda meie vabariigi näidete põhjal võtta, oleks maavarade kaevandamine ja tootmine ilma tootmiskadudeta või võimalikult väikeste tootmiskadudega. Ühtegi maavara ei ole võimalik toota nii, et 100% see, mis on maapõues, on võimalik kohe välja võtta maa seest ja seda ära kasutada, utiliseerida terveni. Sõltuvalt kaevandamise sügavusest, sõltuvalt selle maavara geoloogilise ehituse komplitseeritusest on ühe või teise maavara puhul tänapäeva tootmistehnika taseme juures kehtestatud, õigustatud kaonorm. Kui palju võib olla siis sellest maavarast protsentuaalselt, mis läbi kaevandatakse maapõues, kui palju oleks veel majanduslikult õigustatud jätta maapõue või siis tööstuslikult tootmise kadudesse arvestada ja kui palju sellest peab jõudma siis tehastesse, ümbertöötamise testidesse ja tehnoloogiasse. Näiteks meie fosforiidi maardla puhul loetakse niisuguseks tootmiskaoks, õigustatud tootmiskaoks 7–8%. Põlevkivi puhul keskmiselt nii maa-alust kui ka maapealset kaevandamisviisi keskmiselt summeerides loetakse kuskil 30% piires tootmiskadusid õigustatud. Aga kui me hakkame vaatama tegelikkuses, millised on kaod, siis need on kuni 2 korda suuremad. Maardus on fosforiidi kaod 15–16%, põlevkivi kaevandamisel kaod ulatuvad 50% ja isegi mõned kaevandused suured protsessid. Häda on aga veel selles, et meil ei osata täpselt öelda, kui palju siis õieti need kaod on. Need kaod, mis me saame ametlikult ütelda nagu näidata dokumentaalselt, kus nad on aruandlused, need pärinevad tootjate endi käest. Ja et asjad selguse tuua, kas need kaod tegelikult ikka niisugused või on hoopiski suuremad, meie instituut kui neutraalne asutus, kes ei allu põlevkivi trustile, vaid allub akadeemiasüsteemile, sai ülesande kontrollida näiteks põlevkivi tootmisel tootmiskadust tõeliselt. Ja meil selgub, et tootmiskaod on tegelikult veelgi suuremad, kui nad aruannetes näidatakse. Aga väga raske on saada täpseid andmeid sellepärast, et tootjad ei ole huvitatud kadusid väga tõsiselt ja objektiivselt näitama. Sellepärast, et riiklikult nõutakse nendelt töötada väiksemate tootmiskadudega ja nad ei ole huvitatud sisse viima niisugust kontrollimissüsteemi, mis tagaks täpse arvestuse. Ja meil katseliselt välja töötatud pistelised kontrollimised näitavad, et põlevkivi tootmiskaod on hoopiski suurem. Tähendab, siin on üks suur probleem, mis seisis
teadlaste ees, mille teadlased poolenisti lahendasid ja mis läheb nüüd seda nagu praktikasse juurutamisel selles mõttes, et kõigepealt, kui astuda mõne sammu edasi, on vaja sisse viia õige ja täpne tootmiskadude arvestus. See tähendab aga, kui meil on arvestus korras, me saame nõuda nende alandamist, ette nähtud piirini ja määrani ja saame kokkuhoidlikumalt edaspidi kasutada sedasama meile väärtuslikku kütte ja energeetilist materjali. Või siis sama kehtib fosforiidi kohta ja teiste maavarade kohta. Kõige teravam on aga probleem nende maavarade puhul, mis meil on kõige suurema rahvamajandusliku tähtsusega, mille varud on piiratud. Need on number 1 maavara, nagu te teate, vabariigis on põlevkivi, number 2, mille tähtsus järjest suureneb, on fosforiit. Mõlemad meie põhilised maavarad on ette nähtud üleliidulisele kasutamisele loode Euroopa, Venemaa looderajoonide jaoks, nende kasutussfääri ja nende tootmise kasv, tootmise ulatus on ette nähtud lähema 10 aasta vältel viia 2 korda, nii põlevkivi osas kui ka fosforiidi osas. Mida see aga toob enda kaasa keskkonnale ja mida see toob kaasa maapõue kaitse, abinõude ja nende printsiipide rakendamise jaoks nendele meestele, kes selle eest peavad hea seisma, sellest on vaja meil teha oma tõsised järeldused ja seada sellised võitlusülesanded ja programmid. Tootmiskadude vähendamise kõrval on teine punkt maavarade ratsionaalse kasutamise juures, teine nõue maavarade kompleksne ja täielik, võimalikult täielik kasutamine. Mida see kompleksne ja võimalikult täielik kasutamine endast tähendab, ma tooksin ühe näite Saksa demokraatlikust vabariigist Mansfeldi maardla kohta, mida juba, kui ma ülikoolis töötasin õppejõuna, ma üliõpilastele rääkisin kui ühte näidet 20 aastat tagasi juba, kus sakslased oskavad ära kasutada iga raasukest, mis maa seest välja võetakse. Seal Mansfeldi maardla puhul oli tegemist ühe kilpkiviga, mis oma väärtuselt, oma kütteväärtuselt ja oma mikroelementide kasulike teiste komponentide sisalduselt võrdub meie Dictyonema kildaga. Nagu meie Dictyonema kilpki oli see Saksamaal samasuguse koosseisuga ja energeetiliselt suhteliselt tühise kütteväärtusega, aga sakslased kasutasid selle nii ära, et ei jäänud sellest praktiliselt mitte midagi järele. Kilp võeti ja põletati selleks, et käiku panna tööstus ja hoiti selle energiaga käigus tööstus, mis võttis välja kildast, pärast kilda põletamist saadud tuhast 16 mikroelementi. 16 mikroelementi, väga haruldasi ja väärtuslikke defitsiitseid rahvamajanduses mikroelemente, mis kõik leidsid utiliseerimist ja tuhk, millest oli siis välja võetud mikroelemendid, läks ehitusmaterjalide tegemiseks käiku ja puhas paljas maa jäi järele. Kahjuks meie vabariigis ei ole võimalik tuua veel häid näiteid maavarade kompleksse kasutamise kohta. Vastupidi, me võime tuua kurbi näiteid ja sellist näiteid, millest võid teha ainult järelduse selle kohta, et me ei majanda sugugi heaperemehelikult, meil on väga palju vaja õppida, väga palju vaja muuta, aga lahendusi otsitakse praegu ja mõningaid ettepanekuid selles suhtes on tehtud. Võtame näite meie põlevkivikaevandusest. Meil põlevkivikaevandus põhiliselt on hakanud üle minema maa-alusest kaevandamisest maa pealsele kaevandamisele, kuivõrd see on odavam, aga varsti seisab küsimus
jälle tagasi maa alusele kaevandamisele minek, kuivõrd juba lõuna poole põlevkivikihid jäävad 50 ja enama meetri sügavusse, kui kaugele on mõeldav lõuna suunas üldse edasi kaevata, eks ole, 100 meetri sügavuseni me ei saa enam laskekarjääre viia või 80 meetrit. Nii et siin 50 meetrit on nähtavasti kuskil piir ja edaspidi peame siin leidma teistsuguse lahenduse. Praegu aga põlevkivikihid, mis kuskil 30-40 meetri sügavuses maa sees välja koogitakse, on kaetud üleval väga mitmeste maakihtidega. Kõigepealt on meil tegemist mullakihiga, mulla all liivakihiga, liiva all või liiva peal sageli on paar meetrit turvast, selle all tulevad põlevkivikihid, lubjakivikihid, mis sageli võiks ehitusmaterjali kasutamist leida, ja siis põlevkivi. Meil aga katter siht võetakse kõik tervikuna ja pööratakse segamini. See viis muidugi võimaldab kõige kiiremini põlevkivini jõuda ja sellest tüitust ja tülikast kattest võimalikult kiiresti lahti. See pannakse tagamaile aga tervikkoonidesse või niimoodi hunnikutesse, koonustesse, mis hiljem buldooseritega tasandatakse. Ja ainukene, mis huvitab, on välja võtta põlevkivikihid, aga mitte ka tervenisti, vaid alumised põlevkivikihid jäetakse veel maa sissegi. Sellepärast, et seal on veel 1 meeter vaja lubjakivikihti eemaldada, et seda kõige alumist võtta, leitakse, et praegu meil seni jätkub neid varust, jätame selle alumist sisse. Ta on veel väiksema kütteväärtusega ka ja nii edasi. Aga jääb meil täiesti kasutamata turbakiht, 2 meetrit turvast. Turvas aga on meil nii hinnaline maavara, kuigi Eestis õnneks on teda küll ja küll praegu. Aga maailmas on see hästi defitsiitne ja tuleviku, kõige lähema tuleviku keemiatööstuse kõige väärtuslikum tooraine ja mitte ainult keemia, vaid isegi biokeemia, loomade, toidu, loomade söödamaterjalid, biokeemiline tooraine perspektiivselt ja terve rea teiste söödapärmi, näiteks terve rea mitmeste biokeemiliste preparaatide valmistanud. Aga meil lähevad need lahtiste karjääride kohal, lähevad kõik, paisatakse segamini ja läheb kasutult maakihtidesse koos liiva ja lubjakivi tükkide ja pankadega. Või me seaksime küsimus nii, et see turvast tuleks enne ju ära võtta, sellest teha siis kas või briketti, kui me ei jõua söödapärmi valmistada edasi praegu veel piisaval hulgal, siis briketist ta kõlbaks. Ja siin on omad raskused. Briketid tootmine praegu on viidud freesturba tootmise peale, freesimine aga on aastakümnete töö, tuleb kihilt eraldada, kuivatada ja niisugune pätsidena kaevandamine, seda ei loeta jälle majanduslikult õigustatuks, aga keegi ei ole veel võtnud ette rehkendada seda majanduslikku efekti välja. Mis saab siis, kui me arvestaksime plussid ja miinused kõik kokku ühel ja teisel juhul. Praegusel juhul, kus me selle täiesti kasutult kõrvale heidame, kuigi tehnika on juba töötanud ja tehnika, buldooserid, ekskavaatorid, sammuvad suured väga võimsad masinad on juba peal, oleks võimalik nüüd seda sama tehnikat kasutada maapõuest, nende maavarade väljavõtmist. Jah, see alternatiivne võimalus, kui palju väärtusi on sellega siis maa sisse jälle kaevatud, võib-olla on kunagi aeg, kus seda siis prügihunnikust tuleb tagasi välja otsida. Häda on selles, et majandusteadlaste on ka raskustes sellepärast, et neil ei ole nõudeliidus veel maavaradele, samuti nagu maale kehtestatud hinda, ei ole väärtust. Me ei tea, mis see maavara maksab seni, kui tema on maapõues. Me teame siis, kui ta on välja võetud, mis ta maksab, seda hinda arvestatakse selle töö järgi, mis inimesed on pannud oma käte jõu ja energia ja masinakulu arvel sellesse sisse, et põlevkivi on toodud nüüd kuskil hunnikusse või lattu, siis tema maksab seda nii palju, kui see kulutusi on tehtud. Aga seni, kui ta on maapõues, nendel hinda ei ole. Ja see muidugi segab niisuguste kalkulatsioonide tegemist. Majandusteadlased laiutavad siin käsi, ütlevad, et
praegu võitlusülesanne number 1, mitte ainult meil Nõukogude Eestis, vaid kogu Nõukogude Liidu ulatuses on välja töötada mingisugused printsiibid ja põhimõtted, kuidas hinnata maapõue vara, seda, mis on maapõues sees. Kui me veelgi drastilisema näite toome, kuidas kompleksselt meil maavarasid ei kasutata, siis tuleb rääkida Maardust. Maardu fosforiidi kombinaadist võetakse välja ainult obulusfosforiiti kui maavara ja ainult seda, kuna vähe õige pisikesel hulgal üsna tühisel määral katvat lubjakivi läheb ka killustiku valmistamiseks. Ja kõik muu segatakse samasse segamini, jääb senini kasutamata Dictyonema kilt, 1,5–2 meetrit paksusega. Dictyonema kilt, jääb kasutamata kvartsliiv, mis on Dictyonema kilda peal, mis oleks väärtuslik ehitusmaterjal ja teekattematerjal, kvaliteetne kvartsliiv. Jääb kasutamata glaukoniitliiv, millel on suur väärtus värvainena, pigmendina, absorbeendina ja tal on terve rida teisi võimalusi rakendada. Ja nii kummaline, kui see ka ei ole, glaukoniidile meil vabariigis ei leita rakendust, sellepärast, et seda on natukene liiga palju meie vajaduste jaoks. Oleks seda väiksem hulk olnud, väiksem kiht, siis mõeldakse, et oleks päris hea kompleks, et teda ära toota, nüüd on teda 70 centimeetrit, see on liiga palju. Sellest saaks imehead kvaliteetset rohelist värvi ja on välja arvestatud, et rohelise värvi vajadus meil looderajoonis ja veel vähem rääkides Nõukogude Liidu siseosades ei ole nii suur. Oleks sinist värvi, punast, see läheks, roheline ei meeldi. Kuigi see on hästi ilmastikukindel, see on hea värv, kvaliteetne, aga kõik need utiliseerimise või kasutamise küsimus toovad endaga kaasa ka sama teise külje probleemi. Siis tuleb tehased ehitada, tuleb projekteerida, töölised ette näha ja see on üsnagi jälle riskantne. Jääb praegu kasutamata ka suurem osa lubjakividest, mida saaks Kastendis Maardus kasutada ehituskivina killustiku tootmisel, sellepärast et killustiku jaoks seal annavad väga hästi need nõuded välja. Samal ajal aga toodetakse Padise ja Rummu karjäärides, kus on keemiliselt puhas lubjakivi, toodetakse ehituskillustikku, sellepärast et seal on juba kompleksid peal, seal on juba töölised, seal on tööstus, seal on juba masinad paika pandud, aga seda tehakse 10 aastat teadlaste üleskutsest hoolimata, jätke juba raiskamine, see on väga haruldane meiegi tingimustes, haruldaselt puhtad, keemiliselt puhtad lubjakivid, mida oleks vaja keemiatööstusele, mida oleks vaja lubja põletamiseks ja paberitööstusele. Praegu aga siiani on see probleem nagu efektiivselt lahendamata. Vaat niisugused on näited kompleksse kasutamise headest ja halbadest külgedest. Maardu küsimuse kompleksis aga seisab veel omaette probleemina see, et kui me ei utiliseeri, iga seal tekivad eksotermilist reaktsioonid, riit läguneb, see eraldab soojust ja lõpuks plahvatab tema põlema. Kuigi kütteväärtus on üsna madal, Dictyonema kilt läheb põlema kui küünal ja põleb maa all, tekitades nagu mingisuguse vulkaanilise maastiku, kui te Maardu karjäärides, kes on käinud, ja võite ette kujutada muljet, et te olete sattunud kuhugi keisrite riiki või vulkaanide maa. Igalt poolt tossab ja põleb ja õhtuhämaruses on isegi päris lausa tuld näha. See põlemine aga on suuremas osas hapnikuvaeses õhkkonnas maa all, käib aeglaselt ja eraldab suitsu ja vingu ja see vastava tuule suuna puhul tuleb kõik mitte ainult Kallavere tõelise asulale peale, vaid ka Tallinna linnale.
utmisprotsess, mis seal käib, seal eralduvad siis igasugused niisugused fenoolid ühendid ja õlid, need lähevad põhjavette. Ja põhjavesi saab linna ümber tugevasti reostada. Tähendab, siin on vaja arvestada ka seda momenti, et kui me fiktsioneema kilta ei kasuta ka edaspidi, siis me reostame sellega ühtlasi ka keskkonda, reostame maapõue. Ja maapõue reostamise kaitsmine on üks järgmine nõue, mida me silmas peame pidama maapõue kaitse puhul. Kuidas maapõue reostada võib? Siin võib väga palju näiteid tuua, siin on esimesel kohal tööstused, kelle jäätmed lähevad, saadetakse kas siis kuhugi veekogudesse või siis kraavidesse või koguni maa sisse. Põllumajandusettevõtted võivad üsna tõhusalt tänapäeval suurtootmise tingimustes maapõue reostada. Maapõue reostamisel aitab kaasa maaparandus teatud määral, kui seda tehakse läbimõtlematult ja vildakalt melioratsioonitüüd. Ja need abinõud, need seisukohad on üheks maapõue kaitse printsiipideks. Edasi, maapõue ja maavarade ratsionaalse kasutamise juures on üks probleem veel maavarade ratsionaalse otstarbekaim kasutamine, kõige otstarbekaim kasutamine. Mis tähendab otstarbekohane kasutamine? Jälle võime meie mõnede näidete varal seda asja illustreerida. Põlevkivi puhul on suur probleem püsinud tänapäevani, kas seda põlevkivi on õige kasutada, põletada ära ja energeetiliseks otstarbeks seda pruukida või on seda õige keemiatööstuse toorainena planeerida ja kasutada sellest siis kas või kapronsukkade valmistamiseks, puntnaha valmistamiseks, milleks meie keemikud on välja töötanud oma menetlused ja võimalused, tehnoloogilised protsessid, seda on katsetatud, seda on võimalik ikka teha. See diskussioon ja arutlus jäägu täna meie ringis otsustamata, ma ei loe ennast kompetentseks, et siin oma seisukohta väljendada, kumb on õige, aga probleem on praegu veel terav. Sama kehtib turba puhul, kas turvast kütteainena kasutada on õige või jätta ja oodata, millal tulevad võib-olla lähema 10 aasta, 20 aasta vältel niisugused tehnoloogiad, mis võimaldavad teda suurepärasemisse biokeemilise toorainena kasutamisele võtta. Või võtame kruusa ja liiva. Teede muldkehade ehitamisel kasutatakse palju liiva ja kruusa. Aga kaugeltki alati ei ole vaja muldkehadesse niisugust väärtuslikku materjali, mille järgi on juba suur defitsiit tekkinud. Meil seisavad kasutamata reservid põlevkivi aherainet mägedena ja seda ära vedada oleks ju hoopis mõistlik, selle asemel, et iga aastaga kuhjuks neid tervikhoone juurde ja aheraine hulkasid kuhjuks juurde, võiksime neid muldkehades kasutada ja ühesõnaga utiliseerida selle asemel, et nad seal põledes rikuks põlevkivibasseini õhku atmosfääri. Ma tooksin mõned näited selle kohta, kui palju on kuhjunud põlevkivi aherainet meil Eestis ja missugusel määral aasta jooksul juurde tuleb, kui palju seda utiliseerida suudetakse. Me hindame aheraine varusid põlevkivibasseinis praegu umbes 33 miljonile hektmeetrile. 1980. aastaks oodatakse veel juurde kasvu 11 miljonit hektmeetrit. Kasutati, mul on 74. aasta andmed, seda aherainet ehitusmaterjaliks 444 000 hektmeetrit.
kasutajateks ei olnud meie Eesti asutused. Eestis kasutati sellest kogusest vaid 0,3%. Veeti välja põhiliselt Moskva oblastisse. Miks seda ei kasutata meil, on jälle omad probleemid. Vaadake, seni kui on miski asi maas, nagu ma ütlesin, siis ei ole temal hinda. Aga põlevkivi nagu tootmisjääk on niisugune lubjakivi killustik, sterikoonidesse on puhjatud. Selle saamise juures on tehtud juba teatud X hulk tööd, on raisatud energiat ja nüüd on kehtestatud sellele hind. Kantmeetri hinnaks on rubla 66 kopikast. Ükski vabariigi endast lugupidav asutus, ei Teedeministeerium ega Eksmaterjalide ministeerium ei lähe hindamisele ega ole nõus välja maksma rubla 66 kopkat kantmeetri eest. Kui karjääris näiteks liin võtta ei tasu mitte midagi, see ei maksa. Nõutakse ainult maaeraldust, nõutakse mäeeraldust ja pannakse kopp sisse ja tõstetakse. Ja loomulikult siis oleme niisuguses olukorras, et vabariik selle materjali kasutamise vastu ei tunne huvi. Probleem aga on terav, see on üles tõstetud ja esialgu me ei näe, kas see lahendus tuleb parem või hiljem. Aga siin on ametkondlikud barjäärid olemas ja kõige põhilisem raskus on see, et Moskva oblast on nõus väga hea meelega ostma ja suuremat koguses ostma ja nad viiksid kõik need aheraine meid minema, kui me oleksime nõus andma transport. Raudteetransport aga ei pea vastu. Vabariik võiks teenida, meil oleks väga hea meel. Meil aga on liiv ja kruus muutunud defitsiitseks. Ma võiksin tuua niisugused meil. Liiva ja kruusa kasutamise koos. Meil on liiva ja kruusa uuritud varusid vabariigis umbes 400 miljonit kantmeetrit. See on esimesel pilgul tundub tohutu kogus, 400 miljonit kantmeetrit. Mõtlete, sellest peaks nüüd jätkuma mitmeks sajaks. Ei, sellest lõviosa, sellest 400 miljonit kantmeetrit on 6-7 suure leiukoha varu. Ja väiksem osa sellest on 60 järgmise leiukoha varu. Aasta vajadus praegu tagasihoidlikult hinnates on 20-25 miljonit kantmeetrit. See on registreeritud asutuste aasta vajadus. Siin põllumajandusettevõtete vajadusi ka omal on, kellel on oma väikesed karjäärimajandid ja kasutavad kohalike teede katmiseks ja ehitusmaterjalina. Siin ei olegi arvestada. Nii et liivade ja kruusade varudega meie vabariigis on üsnagi katastroofiline olukord. Rida rajoone on, kus meil varud on täiesti ammendatud, kus me peame teistes rajoonides, kui seda vaja on, vedama. Suurem osa rajoone on kindlustatud võib-olla 4-5 aasta lähema tulevikule varudega ja ainult 2-3 rajooni on, kus me võime 10 aasta varusid arvestada. Tähendab, on vaja üle minna seal, kus vähegi annab, asendusmaterjalide kasutamisele. Ja asendusmaterjalideks ongi põlevkivi rikastusjäätmed ja paekivisõlmed. Nüüd aasta-aastas, mille kogus aasta-aastas kasvab. Miks aga on liiva ja kruusa tarbimisel vabariigis väga teravad küsimused ka siin Lahemaa piires lahendamata? Siin on üks niisugune jäik süsteem veokauguseed. Kui näiteks Moskva oblastis, kus ei ole paremat ehitus- ja sillutusmaterjali kui meilt põlevkiviga koos sageli seda reostatud põlevkivi killustik, mis on oma põlevkivi kuketiidi sisalduse tõttu madala niisuguse kvaliteediga, nad on hea meelega nõus seda kasutama ja vedama 1400 kilomeetri kaugusele. Neil ei ole veokaugust
meil aga vabariigis on liivale veokauguse keskmine limiit antud 16 kilomeetrit, kruusale 14 kilomeetrit, see on keskmine. ja vaat selle kummipaela otsas ongi siis see tootmine. kui kuskil on karjäär 20 kilomeetri kaugusel, siis teises kohas on vaja leida koht, kus see karjäär on ainult 10 kilomeetri kaugusel. ja vabariik nendel tootvatel ettevõtjatel ei ole teist teed, kui panna buldooser või kopp, aga sinna, kus sageli me seda hea meelega ei näe ja kus maavarade ratsionaalse kasutamise seisukohalt on päris kuritegu. Niisugused on nüüd need tõsised konkreetsed probleemid meil maapõue kaitse. ja veel 4. punkt ratsionaalse kasutamise all on maavarade kaevandus ja tootmis- ja kasutusjääkide utiliseerimine. siin oli juttu juba nendest rikastusjäätmetest põlevkivi tootmisel. siin võime juurde panna veel põlevkivituha kui juba tootmisjäägi. ka seda kuhjub meil Narva ja Balti soojuselektrijõujaama tuha väljadel iga aasta rohkem ja rohkem. see hakkab kurja tegema, sealhulgas reostama meie vett ja peale selle õhku reostama, tuht lendub ja läheb küllaltki kõrgele, tema peenainest atmosfääri hakkab ringlema seal. tuhast me suudame aga utiliseerida põllumajanduses lõunaid nagu väetisena või lubjana vaid 7%. ehitusmaterjalina seda kasutatakse võrratult vähem ja omaette probleem on selle kasutamine. aga maapõue kaitse laiemas tahus tähendaks ka niisuguse materjali terviklikku, puhtalt ja täielikku kasutamist. ja veel üks punkt ja võib-olla mitte vähem oluline, Lahemaa inimeste aspektist maapõue kaitse puhul on maapõue unikaalsete objektide kaitse. maapõu ei ole mitte ainult maa sügavused, vaid kõik meie jalg ja alune, alates sellest, mis me näeme pinnavormide kujul, mis me näeme karjääriseinte kujul, paekalda kujul, paiandite kujul ja nii edasi. ja need geoloogilised objektid Eestis, võtame konkreetselt meie alal, on teadusliku väärtusega eeskätt õige mitmel põhjusel. Eesti territoorium on oma geoloogilise ehituse poolest üks õnnelik ja huvitav territoorium. Meist põhja poole jääb Balti kild. see on Soome ja Rootsi selline kristallsete kivimite levikuala, kus tulevad välja aluskorra kivimid otse maapinnale. Eestisse tulles aga seda kristallset kivimit me enam kuskil ei näe. näeme ainult settekivimeid, lubjakive ja savisid ja moreene ja nii edasi. siit algab platvorm, Vene platvorm või Euroopa platvorm, nagu seda geoloogide keeles kirjutatakse. ja meie ala on selles suhtes nagu kilbi ja platvormi piirimaa. Soome laht on see piir ja siin lööb välja väga huvitavalt see geoloogiline ehitus, mis pakub maailma teaduse seisukohalt suurt huvi. ja meil on terve rida niisuguseid objekte maa ajaloo, geoloogia ajaloo selgitamiseks nagu raamatulehekülge maakihtide näol, mida me peame uurima, mida on uuritud juba rohkem kui 100 aastat ja mis on muutunud tänapäeval nagu klassikaliseks uurimise objektiks geoloogidele, mida külastavad paljud eriteadlased kogu maailmas praktiliselt. Meil näiteks instituudiski käib välismaa teadlasi aastas umbes 30. ja mitte sellepärast, et me oleksime nüüd ise maailmas midagi nii kõva
mehed, et oleksime teinud niisugust teadust, mis teoreetiliselt huvi pakuks, et nad meie juurde tuleks õppima, vaid põhiliselt selle põhjusel, et meie objektid neile erilist huvi pakuvad ja loomulikult nende uurimistulemused ka. Meil on nendeks objektideks meie pankrannik, Põhja-Eesti pankrannik, niisugust pankrannikut merest tuleb välja üle 50-60 meetri kõrgune jätsak kihtide näol. Peale Eesti ja Gotlandi saarte nii Euroopa ega Aasia mandril ei ole. Ja ka Ameerikas on nad hoopis teistsuguse vanusega kihtidega esindatud. Ja tänu sellele ja samuti nende kihtide niisugusele väikesele kallakusele, mis lõuna poole on suunatud, on need kihid maapinnal lähedal ja hästi kättesaadavad paljudes paemurdudes ja juba möödunud sajandi kuulus Friedrich Schmidt kui geoloogia alusepanija koostas esimese vana paleosoikuni vana aegkonna kihtide leviku kaardi ja andis esimese niisuguse detailse stratigraafilise skeemi, mis siiani on enam-vähem muutumatu, mis maailmasüsteemis on nagu niisuguse standardiks võetud, aluseks võetud. Ja see on üks lõik siis nagu geoloogilisest ajaraamatus, mille see stratotüüp ja tüüplokaliteet ja mille seda originaal on nagu ees. See on üks. Teine teema, jääaeg ja selle moodustused. Jälle erakordselt huvitav kompleks pinnamoodustusi, setteid ja suuri rändrahnusid meie Eesti alal, millega ei võistle peaaegu ükski teine maa Euroopas. Meil on voored, meil on oosid, meil on servamoodustused, niisuguse detailsuse, niisuguse markantuse ja klassikalise täpsusega ja erakordsusega välja kujunenud, mida tahavad tulla vaatama ja uurima kõikide teiste maade teistotseeni või jääaja aegsete moodustuste uurima. Jah, võib öelda, et meie ala nende moodustuste baasil on nagu ka siis jääaja või selle jäätumise hüpotees vastu välja töötatud. Meil on Eestis õnnestunud saada 2 gruppi kraatreid, meteoriidikraatreid. Teate, Kaalijärv koos nende väikeste kraatritega kokku 8 kraatrit, Ilumetsas 3 kraatrit, väikest Eesti maa peale 2 niisugust kraatrite gruppi, mida on võimalik väga õhtsasti istuda autosse ja Saaremaale vaja luba ka, aga peaaegu praktiliselt nädala jooksul organiseerime ekskursiooni. Kui te tahate, näete, võimalik seda näha. Aga Euroopa maa, mis võimalus mujal ei ole. Nõude Liidus ainult Pihota-liini ja seda ekspeditsiooni Pihota-liini ette võtta, see on nõuab pikemat ettevalmistust ja suuremaid sõidukulust. Aga see on uunikum, loodusuunikum. Peale selle instituudis meteoriitika uurija Aago Aalo teatas möödunud aasta lõpul, et nähtavasti me saame veel ühe meteoriidikraatri Eestisse juurde, Räpina juures, Sõõrimägi, kõik andmed räägivad meteoriitse päritolu. Näete, väga huvitav nähtus. Ja peale selle, ma ruttan võib-olla natukene ajas ette, aga hüpoteesi korras ma võin öelda, et meie Eestis me varsti võib-olla võime rääkida ka ühest maetud hiigmeteoriidi kraatrist ja see on Hiiumaal nähtavasti Palukülas. Me rääkisime varem ühest tektoonilisest kerkest, aga viimase aja andmed hakkavad nagu näitama, et seal on tegemist palliga, ringpalliga, see üks niisugune kerkinud ahel on üks osa vallist, ringvallist ja nähtavasti on tegemist tohutu suure, võrratult suurema kui Kaalikraater ja Ilumetsakraater maetud meteoriidikraater. Meteoriidikraatriga, mis on tekkinud kuskil 400 miljonit aastat tagasi, mis on ka maetud nii ära, et sellest ainult õige väikesed jäljed maapinnad on tundavad Paluküla, mis on seljakuna, mis on ka juba nagu
pärand või ütelda nagu siis niisuguseks jätkuks vanadele struktuuridele ja kaetud juba moreeni ka. Nii, meil võib veelgi lisaks nendele tuua terve rida teisi loodusharuldusi, eluta looduse valdkonnad, mis on seotud maapõuega ja kujutavad endast maapõue objekte. Nendel on kahtlemata suur teaduslik väärtus ja neid me peame hoidma. Kui me maapõue kaitseme, siis me peame kõnelema ka nende harulduste kaitses. Aga kahjuks meil Nõukogude Liidus on kuidagi nagu lahus hoitud maapõue kaitse küsimusi looduskaitse küsimusi. Suures maapõue seadusandluse alustes on need lahku viidud, kuigi me leidsime ja panime ette, et looduskaitse peaks olema üks osa sellest maapõue kaitses. Vabariigi maapõue koodeksis on see olukord natukene parem, siin me saime tõhusamalt muuta. Meie hääl oli siin kandvam kui üleliidus mastaabis. Nii et seda küsimuste ringi kokkuvõttes maavarade kasutamisega seotud, maapõue kaitsega seotud, me näeme kõige tihedamas ja lahutatumas seoses looduskaitse küsimustega. Nii et geoloogiliste objektide kaitse on ka üks osa maapõue kaitse protsessi. Sellega lubage mul esimene teoreetiline osa, see ei hakanud oma saapaid minutast kohal, olite üsna vaid. Ma tänan tähelepanu eest ja nüüd siis läheksime edasi. Küsimusi ka võib-olla vahepeal. Jah, võib-olla on küsimusi. Siis me võtame juba käsile projektori ja vaatame siis. Kohki sageli soovis paneme sooja. Küsige midagi. Mina isiklikult olen küsinud näiteks palju teil on teada selle uue Toolse karjääri maatla kohta, mis siin tuleb. Võib-olla, et natukene rahvas on nagu huvitatud, sest meie rajoonida otseselt puudutab. Me oleme mõnda üht-teist nagu kuulnud, aga võib-olla et sega pisut. Nii, Toolse leiukoht on fosforiidi leiukohtadest üks perspektiivikas. Seal on väga suured varud. Toolse varud on tunduvalt suuremad kui Maardu varud, mis saavad lähenema 10-15 aasta jooksul ammendatud. Toolse fosforiit on parema kvaliteediga. Toolse on paksema tootmissiindi, suurema tootmissiindi paksusega. Ja selle tõttu on Toolset nähtud ette Loode Venemaa rajooni fosforiidi tootmisbaasina. On võetud mitmeid nõusid vastu üleliidulises ulatuses ja taotletud Vabariigi Ministrite Nõukogu ees, et Toolse maardla, Toolse fosforiidi leiukoht võimalikult kiiresti käiku anda ja seal alustada tootmist väga suurtes mahtudes, nii et aastane toodangu maht oleks ühes tööstusettevõttes kuskil 5 miljoni tonni fosforiidi peale arvestades, see on väga suur tootmismaht juba, ja edaspidi see kasvaks 8 miljonile fosforiidile puhtalt. No see on üks väiksem. Ma ei oska öelda siin täpselt, aga üks võib-olla kuskil 4 või 5 sellest. Nii et mahud selle maardla kasutamisel võtmisega peaks siis kasvama kõvasti. Meie Vabariigi juhtkond, Ministrite Nõukogu, on minu teada siin aga astunud neid samme siiski tasakaalukalt ja koos teadlaste põhjendustega püüdnud selgitada, et selle maardla käiku laskmine forseeritult tähendaks just seda ebaratsionaalset kasutamist. Teadlaste nõue on väga tungiv, et kui läheks Toolse
käiku, siis seda maad hakatakse kasutama kompleksselt.